Tere, mina Mikk siin. Selles videos räägin autoriõigusest ning sellest, mida pead silmas pidama näiteks internetist leitud piltide, filmide ja laulude kasutamisel ning millised õigused rakenduvad sinu enda loomingule. Ükski foto, joonistus, video, laul, raamat või 3D mudel ei sünni iseenesest. Enamasti on selliste tööde loomisega näinud vaeva keegi inimene või inimeste grupp, keda kutsutakse sellisel juhul töö autoriteks. Tänapäeval muidugi võivad pilte, raamatuid ja laule luua ka tehisintellektid. Näiteks lasin tehisintellektil luua pildi pandakarust jalgrattal porgandeid söömas. Viimasel juhul loetakse töö autoriks tehisintellekti loojat. Igaüht neist mainitud loometöödest nimetatakse teoseks, millele teose autoril on kindlad õigused, mida nimetatakse kokkuvõtvalt autoriõiguseks. Teose autoriõigust kaitseb nii Eesti Vabariigi põhiseadus kui ka autoriõiguse seadus. Autoriõiguse seadus ütleb, et autoriõigus tekib automaatselt kõigile originaalsetele kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Kusjuures autoriõigus tekib nii avaldatud kui avaldamata teostele. Seega kaitseb autoriõigus ka näiteks sinu loodud luuletust või pilti, mida sa kodus lauasahtlis või oma arvutis mõnes kaustas hoiad, isegi kui need veel mitte keegi peale sinu näinud ei ole. Kuidas autoriõigus teost ja teose autorit kaitseb? Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Isiklike õiguste alla kuuluvad näiteks autoriõigus esinda teose loojana ehk õigus autorsusele. Õigus otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi ehk õigus autori nimele ja õigus teha ise või lubada teha teistel teoses muudatusi ehk õigus teose puutumatusele. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Varalised õigused annavad autorile ainuõiguse otsustada oma teose kasutamise üle. Autoril on näiteks ainuõigus otsustada, kas tema teosest võib teha koopiaid ehk õigus reprodutseerimisele. Kas tema teost võib avalikult levitada ehk õigus levitamisele. Ja kas tema teost võib kasutada avalikes ettekannetes ehk õigus avalikule esitamisele. Varalised õigused oma teosele võib autor kas tasu eest või tasuta teistele üle anda. See tähendab, et autoril on õigus saada tasu oma teose kasutamise eest. Internetis leidub ka väga palju teoseid, mille varalistest õigustest on autorid ise loobunud ning mida on võimalik vabalt kasutada autoritelt luba küsimata. Minu poolt välja toodud nimekiri isiklikest ja varalistest õigustest ei ole täielik. Mine vaata ise samuti autoriõiguse seadust ja leia sealt ka teised õigused, mis autoril teose loomisel sellele tekivad. Leidub ka mõningaid erandeid teostest, mida autoriõigus ei kaitse. Autoriõigus ei kaitse näiteks rahvaloomingu teoseid, kuna nende teoste autoreid on raske kindlaks teha. Veel ei kaitse autoriõigus teiste seas õigusakte, päevauudiseid, fakte, ideid, mõisteid ja avastusi. Autoriõigus ei kaitse ka enam teoseid, mille autoriõiguse ajaline kehtivus on lõppenud. Nimelt kaitseb Euroopa Liidus ja seega ka Eestis autoriõigus teost kogu teose autori eluaja ja 70 aastat pärast autori surma. Seega, kui autori surmast on möödunud rohkem kui 70 aastat, võib igaüks autori loodud laulust või raamatust koopia teha ja seda kas edasi müüa või tasuta laiali jagada. Kuna näiteks Anton Hansen Tammsaare surmast on möödas üle 70 aasta, siis võib tema raamatut Tõde ja õigus müüa kes iganes soovib või luua sellest film kelleltki luba küsimata. Küll aga ei saa öelda, et hoopis sina ise oled selle raamatu kirjutanud. Nimelt teose autoriks olemise kaitse, nii nagu ka teose autori nime, au ja väärikuse kaitse, on tähtajatu. Mõningatel juhtudel võib teost kasutada autori nõusolekuta. Näiteks kui seda tehakse teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel. Seetõttu sain ka eespool näidata klippi Tõde ja õigus filmist. Seda tehes tuleb aga kindlasti ära märkida teose autor, teose nimetus ja avaldamise allikas. Pööra sellele tähelepanu, kui järgmisel korral koolis esitlust või referaati koostades teise autori loomingut kasutad. Alati on vaja viidet ka teose autorile. Veel võivad teoseid ilma luba küsimata kasutada avalikud arhiivid, muuseumid
ja raamatukogud või kohtud õigusemõistmise eesmärkidel. Lisaks lubab autoriõiguse seadus teatud juhtudel teha teostest koopiaid või neid tõlkida isiklikuks otstarbeks, ilma autorilt luba küsimata. Ja seda ainult juhul, kui selline teguviis ei taotle ärilisi eesmärke. Pane tähele, et selle loa alla ei kuulu kõik teosed. Isikliku kasutamise eesmärkidel ei tohi teha koopiaid näiteks arhitektuuriteostest, piiratud tiraažiga kujutava kunsti teostest ja elektroonilistest andmebaasidest. Pea siis meeles, kõikidele originaalsetele kirjanduskunsti ja teadusteostele rakendub automaatselt autoriõigus, mis kaitseb teost kuni 70 aastat pärast autori surma. Seega ole ettevaatlik internetist leitud piltide, muusika ja videote kasutamisel ning vaata, et sa seadust ei riku. Kohtumiseni!